Tähelepanu! Järgnev video sisaldab nii huumorit kui ka harivat sisu. Võimalik, et pärast vaatamist tekib teil vastupandamatu soov külastada Haapsalut. Haapsalu on tuntud oma mudaravi ja spaade poolest juba 19. sajandist. Haapsalu hotell Laine Spa hakkas tegutsema juba nõukogude ajal. Pärast Eesti taas iseseisvumist 1994. aastal avati see uuesti. Nüüd aga kannab Laine Spa nimetust Hestia hotell Haapsalu Spa. 1825. aastat peetakse Haapsalu kuurordi sünniaastaks, sest siis avati Haapsalus esimene mudaravila. Muda tervistavaid omadusi uurinud Karl Abrahami Hunniuse algatusel. Kuuldused tervitavast mudast jõudsid ka Peterburi ning sealse kõrgihi kõrvu. Väikesesse linna tulid kõrged külalised ning ka tsaari perekonna liikmed ning kuurordielu kõrgpunktiks sai just periood, kui kõrge maadelkond ja tsaari perekonna liikmed hakkasid Mustamere ranniku asemel eelistama Haapsalut. Pärast meremudaraviva toima avastamist muutus linn peagi õitsvaks suvituslinnaks. Меня зовут Татьяна. Я живу здесь с 1969 года. Сейчас мы находимся на железнодорожном вокзале. Вот эти скамейки оригинальные. Я их помню, когда мы сюда приехали. Здесь стояли эти скамейки. Это окошечко кассы, продажи железнодорожных билетов. Этих касс 2, потому что в Хаапсалу жили около 30 тысяч человек, и все пользовались услугами поезда. Билет на поезд был дешевым. Билет на автобус стоил 50, а на поезд где-то евро 20. Вот эти часы тоже помню. Они здесь с 69-го года стоят. Может быть, еще и раньше. Raudteehituse eeltööd alustati 1902. aastal 15. juulil. 1904. aasta augustis jõuti rööbaste panekuga Haapsaluni. Ajutist reisijate kaubavedu alustati 15. detsembril 1904. Ametlikult avati Haapsalu raudteeliin 1. novembril 1905. Raudtee rajamine mõjus Haapsalule hästi. Suvitajate arv kasvas, sest siia oli nüüd lihtsam kohale tulla. Samuti hoogustus linnas ka ehitustegevus. Raudtee kehv olukord ja majanduslik mittetasuvus viis selleni, et 1995. aastal reisijate vedu lõpetati. Viimane pärja ja kirjaga hüvasti Haapsalu kaunistatud rong saabus Haapsalu jaama 22. septembril 1995. Haapsalu jaamahoone ehitamiseni jõuti siis, kui raudtee juba valmis oli. Jaamahoone ehitus algas 1905. aastal ja 2 aastat hiljem oligi jaamahoone valmis. Suuremate ümberehitusteta on Haapsalu raudteejaam püsinud tänani. Jaamahoones asuv raudtee sidemuuseum tutvustab Eesti raudteede pea 1,5 sajandi pikkust arenguteed ning ka infovahetuse viise ja võimalusi. Haapsalu ajaloolises puitviljasarnases raudteejaamas asub tänasel päeval väli- ja siseekspositsiooniga muuseum, mis kajastab Eesti raudteetransporti ajalugu ja infovahetuse viise. Jaamahoone ise koosneb 4 osast, sealhulgast ainulaadsest 216 meetri pikkusest peroonist, mis omal ajal oli lausa pikim Euroopas. Tänapäeval on kuurordihõnguline perroon üks armastatumaid pildistamise kohti Haapsalus. Kui 19. sajandi lõpus valmis promenaadil puitpitsiline kuursaal ja selle kõrvale ka kõlakoda, muutus just see suvitajate üheks lemmikpaigaks. Sellised kuursaalid on asunud kõigis Eesti suvituslinnades, nagu Pärnu, Kuressaare, Narva-Jõesuu ja muidugi ka Haapsalu.
Haapsalu oma on aga olnud teistest õnnelikuma saatusega, sest see on neist 4 ainus, mis on säilinud ümberehitamata oma algsel kujul ja täidab ka oma algset funktsiooni ehk tegutseb suverestoranina. 1897. aastal algatas Haapsalu Hoianduse Selts kuurortihoone ehitamist. Enne asus samal krundil väike paviljon, mille naabruses oli kõlakoda koos kontsertväljakuga. Kuursaali ehitus läks maksma 20 000 rubla ja 1898. aastaks oli kuursaal valmis. Kui hoone sai valmis, muutus elu promenaadil veelgi hoogsamaks. Toimusid kontserdid, valiti suvekuningannasid, peeti restorani, tantsuõhtuid, esinesid operetti ja tantsusolistid, mustkunstnikud ja teised. Kõlakoda oli olemas juba enne kuursaali rajamist. 1820. aastatel ehitati promenaadile muusika nautimiseks muusikapaviljon ja 19. sajandi lõpus valmis esimene kõlakoda. 1912. aastal ehitati selle asemel uus, nüüd juba kaarjakatusega. Kuursaal oli 20. sajandi esimesel poolel ja on ka tänapäeval üks Haapsalu suvituselu keskpunkte. Minu nimi on Terje ja ma töötan siin Linnuses giidina, kassapidajana. Maja juht on mu ametinimetus. Ja töötanud olen siin 6 aastat ja 6 aastat saab nüüd ka viimasest renoveerimisest. Linnus sellisel kujul on avatud olnud 6 aastat varsti. Esimest korda siis alustati Linnuse varemetesse muuseumi rajamist nõukogude perioodi lõpus, nõukogude aja lõpus, 90-ndatel. Siis kui vaadati, et selleks, et säilitada üleüldse midagi siit nendest varemetest, peab hakkama konserveerima seda ja siis on mõistlik teha ka muuseum. Nii et siis 90-ndate lõpus alustati koobaste lahtikaevamist ja siseseina ehitamist, sest tõesti olid järgi ainult varemed. Nii et Linnuse muuseum on algusest peale ehitatud varemetesse ja kui kogu kompleks on valminud algupäraselt 13. sajandil, siis need varemed, kuhu muuseum on ehitatud, siis Linnus ise, need varemed on 16. sajandi hoone varemed, sest Linnus on vahepeal olnud ka hävinud täiesti ja see oli Liivi sõja ajal. Nii et Linnusel on olnud erinevad perioodid, on olnud väga ilus ja uhke periood 13. sajand kuni 16. sajand, kui siin piiskop valitses ja siin oli pigem katoliiklik loss kui Linnus. Sellest perioodist ei ole meil ei pilte ega ka kirjeldusi, aga me teame, et see oli kaunistustega värviline kõrge hoone ja tegelikult siis Lääne-Eesti nagu pealinn, kus kohast teostati siis Lääne-Eesti ja saarte valitsus. Nüüd muuseum praegusel kujul siis ongi ehitatud varemetesse, 16. sajandi Linnuse varemetesse ja mis on siis algupärast säilinud 13. sajandist on kirik. Et meie kirik on 13. sajandist kõigi oma võlvide ja müüridega. Ja siis seal võib näha sellist terviklikku 13. sajandi hoonet. Aga Linnuse muuseum, mis on ühendatud kirikuga, on palju vanem ja on ainult varemed siis, mis olid säilinud ja mida üles ehitama ei hakatud. Ja nüüd siis see muuseum, mis praegu siin on väga erinev sellest muuseumist, mis siin ennem oli. Ennem siis oli palju vähem pindala ja muuseumil ja ei olnud keldrikorrus osa muuseumist. Aga praegu siis on ka keldris eksponaadid ja põranda küte igal pool ja muuseumi pinda on päris palju, üle 20 ruumi siis muuseumi on meil praegu. Ja võib-olla siis veel üks suuremaid muudatusi esimese muuseumi ajast on see tänasel päeval, et meil on ka vaateplatvorm üleval.
ja sinna saab siis mööda treppe päris kõrgele ronida ja näha linna ja kogu ümbrust siis ülevalt vaates.